Ilusat päeva, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja täna me räägime hirmust omaenda valguse ja väe ees. See on üks neid teemasid, mida mina olen teadnud aastast vist, kui ma ei eksi, siis 1999, kus ma tegin ühte sellist meditatsiooni, kus ma läksin omaenda sünnihetke juurde. Ja seal sünnihetkel ma nägin nii-öelda oma ema siis sünnituslaual, ma nägin neid nõukogude aegseid pisikesi punaseid klinkerplaate põrandal, mis olid niimoodi ebaühtlaselt paigutatud, natukene nii-öelda üks ots kõrgemal kui teine. Ma nägin selliseid detaile, ma nägin ennast nii-öelda sündimas ja kui ma läksin siis enda kehasse lõpuks, ma nägin alguses seda kõrgemalt poolt ja siis, kui ma läksin enda kehasse, siis ma tundsin sellist hirmutunnet. Ja kui ma küsisin endalt, et mida ma kardan, siis mulle näidati seda, et ma kardan seda valgust. Ja kui ma siis seda meditatsiooni edasi tegin ja ma saatsin iseendale sellist nagu toetavat väge ja energiat, siis ma sain sellise sõnumi, et kallis olend, kallis valgusolend, et ära karda seda valgust, sest sina oled ka valgus. Ja kui ma neid sõnu kuulsin, siis mul hakkasid pisarad voolama. Mul tõesti pisarad voolasid ilma hääletama lihtsalt. Ma lihtsalt olin nii tänulik ja kogu see sündmus pani mind tegelikult meenutama, kes ma tegelikult olen. Et me oleme kõik valgusolendid. Ja see oligi see asi, mida mina kartsin, oli see, et ma kartsin seda valgust, sest see oli nii ere ja see oli nii uskumatu kuidagi. Ja kui küsida, et mida siis tegelikult inimesed kogu selles protsessis kardavad, miks, siis vastus on lihtsalt teadmine, et tegelikult kõik olendid, kaasa arvatud sina ja mina, oleme tegelikult täielikult valgustunud. Me lihtsalt mängime oma nii-öelda sisemise jumalikkusega peitust. Ja on midagi toredat tegelikult selles, et me sünnime siia maailma teadmata, kes me tegelikult oleme, et ma ema üsast väljaspool teadsin, kes ma tegelikult olen. Ja nii, kui ma läksin kehasse ja hakkasin sündima, ma kaotasin selle teadmise. Ja tänu sellele me eitame senikaua oma tegelikku väge, kui me saame üle sellest hirmust omaenda väe ees ja omaenda valguse ees. Ja kui küsida, et aga miks me siis ikkagi kardame seda väge ja endaga ja oma tegeliku olemusega kooskõlla jõudmist, siis võib olla asi ka vastutuse võtmises. Meil on lihtsam ja mugavam võtta vastu infot ja väge väljast poolt, kui võtta vastutuse ise olla see väekas olend. Ja minu meelest see on minu meelest inimkonna suurim hirm on hirm elu ees, hirm oma tõelise olemuse ees, hirm valguse ees. Sest siin maises maailmas, kui me oleme õnnetud, siis meil see on nagu programmeeritud sisse see hirm, mis ei lase muutuda, mis ei lase muudatusi vastu võtma, vaid sunnib meid justkui nagu jätkama sama asja tegemist, isegi kui me kannatame selles.
seega tegelik hirm on hirm tundmatuse ees. See on tõenäoliselt inimkonna suurim hirm, sest mina avastasin endas selle hirmu enne, kui ma läksin seda meditatsiooni tegema. Enne kui ma tegin seda, siis ma avastasin, et minus on mingi baashirm. Baashirm just selle nii-öelda tundmatu ees, baashirm tuleviku ees, baashirm muutuste ees ja nii edasi. Ja ma olen täiesti veendunud, et väga paljudel on see hirm sees. Ja läbi selle hirmu me ei julge ka võtta ühtegi sammu ette, et seda olukorda muuta. Aga mis aitab, on see, et olenemata sellest hirmust me teeme selle muutuse, sest nii nagu on öeldud, julge ei ole mitte see, kes ei karda, vaid julge on see, kes teeb sammud olenemata oma hirmust. Ja mina olen seda läbi teinud oma elus rohkem kui ühe korra. Ja see eeldab ka seda, et me peame lõpetama ohvri rolli, ohvri mängimise. Asi ei ole selles, mis maailmas toimub, asi ei ole sinu igapäevastes nii-öelda olukordades, vaid asi on selles, et kas sa näed ennast valgusolendina ja tead, et sinu käes on ainus võti muuta omaenda reaalsust ja sellega kaasa ka omaenda maailma, omaenda reaalsust või mitte. Või sa arvad, et see tuleb väljastpoolt. Sest me elame paraku simulatsioonis. See on nagu videomäng. Ja meie käes on pult. Kui meie valime midagi muuta, siis muutub ka ümberkaudne maailm ja muutuvad ka muide inimesed meie ümber. Aga vajadus on seda teha mitte selleks, et maailma muuta, vaid selleks, et iseennast muuta. Nii et soovin sulle teadvust selle kohta, kes sa oled ja teadmist ja kindlustunnet, et me kõik oleme valgusolendid, kes mängivad siin tõesti seda inimeseks olemist omaenda füüsilises kehas, mida me oleme ka valinud kogeda. Nii et ilusat päeva sulle ja kohtumisi.